vlog, tere tulemast minu kanalile või siis tere tulemast tagasi minu kanalile, kui sa käid siin iga nädal. Kui ei, siis mina olen Mirjam, ma olen 30 aastat vana, mul on 3 last, oma ettevõte www.kukupesa.ee, mis on sisustuspood. Ja me ostsime äsja maja ja me tegeleme praegu selle sisustamisega, nii et kui sulle selline sisu võiks huvi pakkuda, siis pane sellele kanalile telli. Kui sa oled vana jälgija, käid siin iga nädal, aga telli veel vajutanud ei ole, sest ma tean, et teiesuguseid on ka palju, siis ole kena, pane see telli, see on tasuta viis, kuidas sa saad meile olla toeks ja näidata, et see, mis me teeme, sulle meeldib. Aga uus nädal, uus vlog ja minul on siin väike abiline. See minu iti, kes pakkus ennast ise vabatahtlikult pesu voltima ja tegeleb nüüd masinatäie pesu voltimisega ja iti on väga-väga hea voltija, ma pean ütlema. Üldse suur abiline mul, keda ei pea kunagi 2 korda paluma, vaid kes pakub ennast ise appi ja me oleme selle üle väga tänulikud. Siin on hea, siin on ruumi ka, spetsiaalne pesu voltimise tuba. Miski, mida meil ei ole varem kunagi olnud, aga mille üle oleme ülitänulikud ja üliõnnelikud. On jah? Seal on ka kokku volditud tekid, mis on iti poolt kokku volditud. Ja sa tegid meie voodi ka täna ära ju? On ju? See on ilus, on ju? Hirvekesega rätik. Jah? Ma mõtlesin, et see on jah. Ja rätikud käivad meil siin kapis. Me tegime siia pesuköögi koridori. Kuna see on selline suht mõttetu, aga päris lai koridor, siis me tegime siia sellise IKEA paks garderoobkapi joppas kõrgusega. Natuke pidime siin timmima ka seda kõrgust, sest et uksed ei tahtnud hästi peale minna. Hendrik lihvis neid mingid ülemisi kronsasid natukene väiksemaks. Miks? Et mahuks ära paremini. Ja siis siin hakkavad elama meie voodipesud ja rätikud. Selle rätiku sa võid kuskile siia peale voltida. Siin on käterätikud. Ma olen otsustanud, et kõik meie rätikud hakkavad olema ühte värvi. Need, mis on meie omad, laste omad on värvilised, aga aitäh. Aga need, mis hakkavad olema meie omad, hakkavad olema ühte värvi ehk mustad kõik. Teised kõik ma mõtlesin viiks kuskile kassituppa või kuhugi, kus vaja on tekstiile. Siin on saunalinad ja siin on kummiga linad ja nendega sama case, et kõik on ühesugused beežid ja kõik on kummiga. Siin on laste üksikud kummiga linad ja siin on suured kummiga linad. Need on kõik tegelikult Kukupesa kaudu tellitud, nii et ma ei saa öelda, ma ei tea öelda, kust neid mujalt saaks. Kui on huvi suurema koguse vastu, siis ma võin tellida. See on minu riinnahoidja. Sa oled naljakas. Siin laeb kapi küljes meie tassulikene. See eukalüpti kimp on samuti Kukupesast koos vaasiga. Siin on salajutud. Mine nüüd, mul on vaja salajuttu rääkida. Ja. Ja siin podiseb läätse tomatisupp, sest et see on see ülikiire argi õhtusöök. Lihtsalt vabalt valitud köögiviljad, sibul, küüslauk, porganditükid, paprika, potipõhja praadima. Maitsestada võib näiteks karriga, natukese vürtsköömnega või ürtidega. Siis sinna sisse panna ka poolitatud punased läätsed või tavaliselt punased läätsed, sõltub kui kaua sul on aega keeta. Ja siis purustatud tomateid, mitu purki vett, puljongit või noh siis sellist, mina kasutan alati puljongi kontsentraati ehk siis fondi. Fond on kokku keedatud puljongid. Kui sa ise puljongid teed ja väga kaua keedad, siis sa saad ka sellise paksu löga, kus on hästi palju maitset sees. Mina kasutan seda Touch of Tasty ja seda ma kasutan kastmete tegemiseks ka, et kui kunagi kui te küsite, et kuidas ma teen karrikastet või roheviiprakastet, siis see retsept on 1 pakk vahukoort, natuke seda sama fondi, kui rohepiprakastet, siis veisefond ja siis purustatud rohepipar, kõik see potti ja tasasel tulel see keeb ise paksuks, ei ole vaja mingit jahu ega tärklist ega midagi. Kui ma teen kana selle fondiga karrikastet, siis ma panen vahukoor, kanafond, karri ja siis natuke kas mangopüreed või mett, et ta oleks õrnalt magus ka. Ja soolakus tuleb kõik sellest fondist ja see on väga maitsev ja väga lihtne viis teha mega maitsev koorekaste. Nii et väike retsepti idee teile. Täna on naistepäev. Ja mina sain naistepäevaks kimburoose. Roosid ei ole tegelikult mu lemmiklilled, aga naistepäeval võib, sest naistepäev ongi selline natuke juustune päev.
ja need lõhnavad imeliselt ja on väga-väga ilusad ja roosa värv on mu lemmikvärv, nii et kobiseda pole midagi. Nii poleks kobiseda midagi. Südamekujulise juustu sain, Hendrik ütles, et see sümboliseerib tema armastust minu vastu ja no kui keegi kingib mulle südamekujulise juustu, konkreetselt juustu naistepäevaks, siis ma tean, et ta armastab mind. Ja siis sellele kõigele lisaks ma sain ma olen lülititega täiega hädas veel. Ja siis sellele lisaks kinkis kallis kaasa mulle muumikruusid, selle ja selle. See uus muumimammaga kruus, selle ma juba tellisin endale. Et see mul oli olemas, aga seda tutikat tänavust kruusi mul veel ei olnud. Koroonanumbrid on jälle kehvemad, nagu alati, palun püsige kodus. Sa oled väga tubli, kallis. Palun püsige kodus, meie püsime kodus. Sõbrad, kes ammu külla pidid tulema, külla tulla ei saa jälle. See teeb kurvaks sellepärast, et perena nagu on okei, aga ma tunnen, et nagu pruudi ja peigmehena väga hea, aitäh, hoidise palun kokku. Aga pruudi ja peigmehena me täiega vajame mingit sellist vaheldust, täiskasvanute seltskonda ja laomängu õhtuid ja rumalaid nalju ja no lihtsalt vaheldust ja see ammu ootame, et me saaksime oma sõbrad kutsuda külla vaatama meie kodu ja niiviisi, aga ei saa, eks ju. Taha mingit pidu teha, aga lihtsalt me ei taha ka nagu teha valesid otsuseid sellisel keerulisel ohtlikul ajal, nagu praegu on. Ja ma tunnen, et me täiega vajaksime nagu oma nagu vaimse tervise pärast seda. Ja me tegelikult paar päeva tagasi rääksime, et fuck it, nagu, et võime ju kohtuda, et teie olete ainult kodukontoris, on ju, meie oleme ainult kodukontoris, me ei käi mitte kuskil, me ei puutu mitte kellegagi kokku, me mõlemad kardame ja võtame vastutuse, on ju. Et äkki me võiks ikkagi kohtuda. No sest, et nagu, et kui on usaldus ja teadmine, et inimesed on isolatsioonis, on ju, siis ei tohiks ju probleemi olla, aga ikkagi see tundub nii vale. Ja nii, et see vist ikkagi nagu ei saa juhtuda. See on nii kurb. Need on ka supi kõrvale. Ühesõnaga, koroonapäevil muutusteta tavaline argielu ja seda ta siin nüüd hakatagi nägema. Mida ma ei ole näidanud, mis on väga tore, sest see sai tegelikult just valmis. Peaaegu valmis on meie trepp. Te võib-olla teate meie trepisaagat. Me ei olnud selle trepi osas ühel nõul. Minu meelest oli see ürgkole sellisena, nagu ta oli. Hendrikule ta meeldis, mulle mitte. Aga me jõudsime kompromissile ja tegime. Ja saidki kõik võtitud või? On juhke su üle, aitäh sulle abi eest. Sinust on tõesti väga palju abi. Suur tänu. Ühesõnaga, praegu vist ei saa seda mängima minna äkki üles Issi ja Ukuga. Jõudsime kompromissile ja tegime ta ikkagi ringi. Kõik oli üleni puiduvärvi ja need postid olid hõbedased ja nende keskel olid sellised puidust, me nimetasime hundinuiadeks neid. Aga nüüd sai trepp enda ja need küljed olid ka kõik puiduvärvi. Ja me saime kokkuleppele. Sa oled nii hea. Saime siis ühesõnaga kokkuleppele kõik, mis nüüd on trepi küljes valge, värviti valgeks. Ja ta sai palju nagu helgema ja ilusama selle trepiastmed iseenesest on väga ilusad. Need lamellid on niimoodi peenikesed ja ühesõnaga kena annaks. Need on nüüd palju helgema olemisega kuidagi sobib meie stiiliga palju paremini. Et see teeb rõõmu. Ja siis, mis kodu juures veel on praegu uut, on see. Tere tulemast minu magamistuppa. Et minu meigilaud sai paika, Hendrik pani selle kokku. Need on IKEA kapid, 2 tükki ja ma sain lõpuks ometi endale oma buduaari. See tool on ilgelt vana ja väsinud, see vajab värvi, aga me tegime selle kõrguse järgi. Et see tool mahuks sinna alla. Kuna ma niikuinii ei, põlved siia alla ei mahu, sest siis ta läheks liiga kõrgeks. Aga kuna mind niikuinii ei ole kunagi näinud viimase 10 aasta jooksul keegi istumas jalad laua all, vaid ma istun alati niiviisi. Ükskõik kus siis, kas söögilaua ääres või meigilaua ääres. Halvaks eestkujuks lastele muidugi. Siis ei olnudki tegelikult vajadust panna seda kõrgemalt. Ma saan ikkagi peeglile suht lähedal istuda. Ehkki mul on nagu põlved kapi vastas nii-öelda, aga ma istun niikuinii sedasi. Ja ma olen väga rahul selle lahendusega. Minu meelest see näeb elegantne, ilus, aga samas ikkagi tagasihoidlik välja. Põrandalt see on lihtne koristada.
hästi paljud teist on juba küsinud, et kust ma selle leidsin ja see ei ole ju ometi IKEA, aga on küll. Ja mis siin nüüd veel puudu on? Siin on väikene segadus, ärge pange tähele. Need kapid, ma panin neile, need on vanad, kuna meie voodi on aastast 97, siin ei ole veel voodit, asi ei ole täis, siin päriselt ei ole veel voodit. Meie voodi on aastast mingi 98 äkki, midagi siukest, vana Scala voodi ja need on Scala öökapid. Kuna neid enam nüüd pärast 100 aastat enam ei toodeta, neid Scala öökappe, siis ma tegin oma jälgijatele üleskutse, et kas teil ei ole äkki kuskil vedelemas mõnda Scalat. Ja 2 inimesel oli üks Scala. Ja ma sain endale Scalad ja ma vahetasin nende nupud välja. Ja ma vahetasin need nupud välja selliste kuldsete IKEA nuppude vastu. Ja nüüd mul on mõte, et kuna siin on niimoodi, et on valge ja puit ja siis need kuldsed nupud, see on nii tore. See on nagu väike hai, kes käib ringi mööda maja, paneb inimest riideid ära õigesse kohta. Siis ma tahaks siia peale ka puidu panna, et nad matchiksid. Ja muidugi siin on nad petekad, sest et siin on push to open. Siin on minu nodi. Siia sisse ma tellisin nendele nende organiseerimise jubinad ka. Ja Bondi Sansi sellest isepruunistajast ma rääkisin eelmine kord. Ja see on tõesti väga-väga hea. Tellisingi nende kodulehelt selle. Ja mulle väga meeldis, ei jätnud üldse mind triibuliseks, kuigi ma ei ole üldse nagu harjunud kasutama seda. Nii et vägev. Mulle praegu meenub, et Liisa Leetmaa videot soovitas Instagram mulle ükskord. IGTV's on Liisa Leetmaal video, kuidas isepruunistajat kasutada. Ma vaatasin seda, see on täiega helpful. Sealt ma sain ka teada, et ma peaksin seda palju kauem peal hoidma, kui ma tegelikult hoidsin. Aga kui teil on mure, et ei oska kasutada isepruunistajat, siis temal on hästi hea ülevaatlik video. Aitäh Instagram, aitäh Liisa. Jah, ühesõnaga. Selline väike lisa minu magamistoale siis. Mis? Kas sa võid aidata kolistada? Kas me... Mida sa süünud oled? Suu on täitsa kollane. Aga ma mõtlesin, et me võiksime hoopis hakata lauda katma ja sööma ja siis pärast koristama. Aitud. Aitan ikka, jah. Siis sa oled juba ammu pannud. Jaa, ma aitan sulle ära sorteerida kõik. See on siga väike musikali, jah? Jaa. Vana hea. See on vana hea tomatisupi. Kas mina istun siin täna? Minu kohta on teeme ka või? Nii, kas need on minu pidukad? Igaüks saab ühe Miks mul suppi pole? Tõsta endale ise väike, Hendrik. Väike Uku juba tõstis ise endale, nii et apukord pretsis üle teevad toa. Mis sa soovid? Aitäh. Ma võtan selle. Tahtsin ise seda pidukat? Ja väike Hendrik, kas sul on lõunauni tegemata? Täiesti jaa. Okei, jääd isu kõigile. Jääd isu kõigile. Meie pere, kui kõik teised söövad kooki, siis Iti saab viimase piineripiruka, sest et ta eelistab soolast valgusele. Alati. Pentsik. See on minu lemmik inimeselt internetis. Naistepäeva üllatuspakk. Mingi tõesti pöörane pakk. Hendrik, näita mind palun. Mida te teete? Ma tahaks ka nii, kas ma saan ka nii või? Filmi. Mine. Kõtt. Vaata, mis asi see on? Ära nüüd tee. Oh my god. Mida pekkis? Oh my god. Tead, miks ma ei ole kunagi söörikud söönud? Ei ole jah? Ei, täna ka ei söö, aga lihtsalt. Oota, kormas see on. Ei see, paarikatega. Mine pekki. Mida asja, kes sa saad selle kingitusele? Minu internetisõbranna. Kas see on see salajane jästa? Ei, ta ei ole salajane, ta on avalik. Nii tore. Ei tohi. Miks? Siis ei saa mitte ühtegi, ma selle kõik üks ära. Unasta ära, see läheb paksuks, siis see mahu ei Jaa, aga te ei hakkagi see tööd sööma sõõrikuid. Mis sa said, Uku? Vahukommidega, mille? Sööriku. Jam. Üks tore tädi saatis meile eile sõõrikuid. Kes saatis? Üks tore tädi. Mis me talle ütleme selle eest? Aitäh. Aitäh, tore tädi.
Sorry. Selle tädi nimi on? Ülle. Tere vlog. On kolmapäeva õhtu. Maailm on ametlikult lukku pandud. Homsest on laps Zoomi õppel ja meil käib garderoobi ehitus, sest et kui te arvasite, et meil on ehitamine, sisustamine ja see kõik lõppenud, siis alas ei, me pole isegi lahti pakkima saanud hakata ja mööblit ehitada on veel rämedalt palju. Niisiis. Tere õhtust, Loore. Siin on tänane IKEA saak. Me otsustasime oma kardeka ehitada paksi juppidest. Ja ma ei tea, mis selle sarja nimi on komplement. Nii et ühesõnaga siin, kui me liigume siit minu toa kaudu. Oota, ma pean näitama, mis ma oma toas teinud olen. Kui hea kapp voodipesude jaoks, mille me tõime ära Henriku ema garaažist. Olid seal puhul. Ühesõnaga väga hea on niiviisi, kui siin saab pesta ja voltida. Ja samas panna ära. See on üli rahuldust pakub, ma pean ütlema. Ja siin garaažis sul on minu pusa seljas. See on minu pusa. See oli sinu pusa, mille sa põlgasid ära. Jah, praegu see räpanemateks töödeks käib küll. Aga see on mulle hea ka puhastaks töödeks. Igal juhul räägi, mis teed? Hakkan seda plaati välja saagima. Käisin jälle seal ehitusabad sees, kus on märtsi lõpp oli kõik melamiin -30%. Aga mis on nüüd suletud? Mis on nüüd suletud, aga ei poes, mis see pikka aasta. Kas rahvast oli palju ehituspoes või? Ei olnud, väga rahulik oli. Seal selles järve ehitusabad sees ei ole kunagi ju rahvast. Ja, no täna oli veits rohkem, ma täna käisin ka, sest mul oli täna teile IKEA-st tagasi meelde, et kruve oleks ka vaja. Et kardavad kokku panna. Väikesega businessi, aga tegelikult oli vähe rahvast. Aga siis mul need melamiini sai pandud üles seinad ritte. Ja nüüd ma tegin oma ägedast saagimise rakise. Ehk siis ma mõtlen, et ma tegelikult teen nii väga ägeda aktis, et mul on kõik paigas ja ma vahetan need tükke all. Aga selle ehitamine oleks võtnud rohkem aega kui see 4 tükki saagimine. Ehk mis tegid siis? Ehk siis ma tegin, mis on nagu see top tipp number 1 on see, kui plaati saagi, sa alati tuleb alla panna midagi. Ja mitte alla panna lihtsalt mingi brussijupp, nagu ma olen vahel YouTube'is näinud, et tehakse, vaid täisplaat. Sest kui seda melamiini saagida, siis ei lähe see saag jätab teiselt poolt läbi ja teine pool õhku, siis loobib vähem tükke lahti. Teisel pool on tugi all. Ja siis teine tipp on see, et ma tegin ise omale selle YouTube'i õpetusel saelati. Sest kui ei ole nii ägedat saagi, mul lati kaasas on, siis tegelikult vineerijupist ja tükist aluminiumpiltil saab ise oma saelati teha. Ja ma panin selle saelati oma kruvidega siia tüki külge kinni. Eks ma mõõtsin välja ja panin selle saelati 2 kruviga läbi selle melamiini ülejäägi poole, mitte see poole, mida ma kasutan. Ja alumise plaadi külge, et ei liigunud paigast ära. Ja nii võiks seda suht jälle õige. Aga miks see nurga all saed? Siis meil on kaldvägi ja nii saab ägedam. Tegelikult me võiks sirgeke saagida jätta üleval tühjaks, aga me saame ühe riiurikese veel panna sinna kaldusosa peale. Muidugi on nii ilusam ju. Tundub ägedam. Mu barbad külmetavad. Ma ei proovime ära. Toi. Ja siin ma näen on saavutatud ideaalselt sirge lõige. Jah, täitsa okei. See melamiin ikkagi natukene kisub lahti. Tegelikult melamiin lõigatakse 2 kettega saega, mis kõigepealt lõikab ühtepidi ette ja siis suure kettega teistpidi läbi, aga ma arvan, et selliseks kapises peidud olevaks riiuriks on see täitsa okei tulemus. Üks pool jääb ilusam kui teine. Ehk siis see pool, mis on allpool saagades, jääb alati ilusam. Sest see alumise materjal toetab. Ja teiseks on see, et mis lahti kisub seda melamiini, saab jäädmes kihti, on see ketta tagasi läbi tulemine läbi materjali. Hästi, mitu siis veel? 2 veel. Hästi tehtud. Ma tellisin Kukupesse mõned sellised korvid, sest mu idee oli, et mul oleks selline korvisüsteem. Et nende väiksemate korvidega saab igaüks viia oma tuppa siit oma truppareid ja sokke ja dresse. Ja et suuremate korvidega saaks teha, et paned kuivatist puhtapesu siia või sealt märja, kui kuivati veel käib. Ja ausalt see süsteem töötab mega hästi, see korvide süsteem. Seal on meil sorteerimata sokid. Meid on palju, nii et sokke on palju. Ja siit eile tegime sokipingot. No ülihästi toimib see korvide süsteem ühesõnaga. Ma olen sellega väga rahul. Ja siis üks asi, mis mulle veel väga meeldib,
ma ei tea, kas te teete seda oma kodus ka, kui teil on lapsed, aga meil on elutoas üks korv. Ja see on laste asjade korv, ehk siis kui kuskil, ma ei tea, söögilaua peal või diivanil vedelevad laste mänguasjad, siis need võib lihtsalt panna siia. Ehk siis vanemad ei pea lastega väsimatult mölisema, et viige oma nodi minema, vaid me viskame kõik sinna korvi lihtsalt ja siis ühe või mitu korda päevas, kui keegi viitsib, saab selle korvi siis tagasi viia asjad sinna, kuhu nad kuuluvad. Ja minu meelest see töötab meil mega hästi, see on täiega teinud stressivabaks kõik ja nüüd tuleb top tipp, ma saan Priit Valge on hoos. Ei. Kas sa viisid kõik asjad üles tõesti, ma tahtsin küsida? Jah, ma viisin kõik asjad. Mega tubli. Sahtlid ja riiulid ja sisud. Ja. Mu väiksed heidekäed on täiesti punased, kui valusad ka. Ma ei saa aru, mis mu kätel viga on, aga okei, praegu pole enam näha. Aga mul lähevad käed täiega punaseks, kui ma midagi nagu... Nad nagu ei jaksa... Kuidas ma ütlen, rammu on, aga käed on liiga õrnad, mis on ülinõme, mul on kindaid vaja. Rõve siidikäpp. Ma tassin ikka, kes mul pärast käed villis. Näiteks, kui ma viimati laste pliiatseid teritasin, siis mul olid käed sõna otseses mõttes vesipille täis. Ma ei tea, mul kehvad käed. Räägi. Ei tulin teipi võtma. See Priit Valge top tipp on see, et lõike pind ära teipida, siis lööb vähem kilda lahti. Ja kõige suurem top tipp, millega ma olen ka elus palju mööda pannud, on see, et kui märkida detaili peale joon, mida mööda saagima hakkad, siis tuleb arvestada saeketta paksusega. Ehk siis näiteks, kui saekettas on 2 mm paks ja lõikad oma märgitud joone pealt, siis detail tuleb vähemalt 1 mm väiksem. Me täname. Me viisime Elli ajutise kirjutislaua Itile ja paneme kohe Ellile uue. Ja nüüd riputame üles Elli timplid. Jah, niimoodi jah. Oi kui ilus. Täiega armas. Väga rahul. Kuidas meeldib meeli? Lore, tšau! Minu see tuleb. Mismoodi? Ma tahan minna Hiiumaale, ma ei taha koolist teha. Kui ma ei taha koolist teha. Jee, suvi! Ära hoia kinni, Looret. Elli sai oma klaveri tagasi ja kohe läheb tohutuks harjutamiseks. Iti, ära klimberda, Elli hakkab harjutama. Tubli oled? Kas toome kirjutuslaua? Jep. Elli sai endale uue kirjutuslaua ja sellel on nüüd matchiga nupud voodiga. Ja minu meelest hakkab siin üldse kuidagi väga ilusaks minema. Klaver sai ka tuppa ja siit on nupp puudu, sest tema ei oska arvutada ja tellis ühe nupu vähem. Aga tellime sellega Võõp stuudiost juurde. Ja on väga ilus, olen väga rahul. Jou. Jou. Oleme seda puhku otsustanud, et kasutame oma garderoobises IKEA sahtleid. Jah. Tundus hea lahendus, sest need on küllaltki soodsa hinnaga ja täitsa okei. No need klaaspaneeliga võivad mega odavad. Tegelikult ei tahtnud ka neid ja ma tahtsin tegelikult korve. Aga korve poolt saada ja ma tahtsin kohe. Ja ma tahtsin, et oleks näha eest, mis sahtli sees on. See on harilik segadus. Tere tulemast meie segadusse. Ma vist ei näidanud veel lõpptulemust või? Ega ma ei mäleta ka enam. Ühesõnaga on siin sahtlid. Ja loodame, et sellest storitsist jagub.
siia keskele tuleb toru ja sinna teise otsa tuleb üks samasugune. Ja siia peaks saama panna mitte üksnes kruve, aga ka päikseprille ja ihteid ja käekellasid ja värke ja siis siit need paistavad läbi. See on kõik IKEA paks siin. Et need küljed on siis ise tehtud mööbliplaadist. Jumala hea top tipp on see, et riivliplaadid osta IKEA-st. Jaa, riivri. Eks on nad siis valmistatud, mõõtu lõigatud, sobivad selle sahtel täiusegi reaalselt. Siis on mega odavad. Odavad olid jah. Kuigi see paksi laminaat on suht kehva kvaliteediga. Ma vaatan jah, et siit on nagu persele. Pakis juba niimoodi katki. Pakis oli katki või? Selle oleks saanud tagastada siis ju. Ma oleks küll, aga sa tahtsid kohe. Rohkem meeldiks. Mis nüüd teha sellega siis? Kule, aga no okei. Võib-olla siis nokkida lahti ja panna värvi natuke või midagi. Ankrut paned siia? Panen need kipsitüübid sisse keeratavad, mis mulle tegelikult ei meeldi eriti, aga need on hästi lihtne paigaldada. Ja siin sellise koha peal, kus väga rambod küljes ei ripu, on täitsa okei lahendus. Tere vlog! Uus päev on käes. Uku magab lõunaund. Ja aku sai jälle tühjaks eile, kui Hendrik ehitas. Kolt sai jopa meil sellega. Aga minu pool sai selline. Ühesõnaga siin on siia on asjad veel, ma ei tea kus, eks ole. Aga siia saab panna ehted ja päikseprillid ja siukse nodi. Siia üles tuli selline pisike riiul, kuhu saab panna siis näiteks parfüümipudeleid. Nagu mul neid oleks. Ja siis on sahtlid, kuhu nüüd saab hakata sisse kolima. Koduriided, mu lemmikrubriik. Ja siit on veel koristamata. Ja siis siin on toru. Tule eest ära. Siin on toru, millest esimese kolmandikuni ma pääsen siit oma ukse kaudu. Kelt on see täielikult ligipääsetav. Ja selline ta on 1,65 vist oli pikk umbes. Ja meile kahe peal on sellest maa ja ilm. Ja kui sahtlitest väheks jääb. Aga ma mõtlesin, et võiks mitte jääda, sest et palju inimesel reaalselt riidid vaja on. Mul tegelikult neid riideid, mida ma kannan, tuli kolimise ajaks kaasa väga vähe. Ja nagu tegelikult seda ülejäänud riidenodi oli mul ka ainult üks kast, nii et tegelikult ei olegi vist väga ruumi rohkem vaja. Aga siia saab panna näiteks keskele, et pikad kleidid äärdes keskele neid korvtorne siia põrandale kui vaja. Aga jumala ilus tulemus on minu meelest. Juba natuke tegin pakkimisega algust. Tere, Iti! Tere! Tegin lahti pakkimisega algust. Leidsin meie asjade seast hunniku ukuriideid, mis lähevad pessu. Ja seal on see minu riiete kast. Ehk siis ma mõtlesin, ma natuke pakin lahti. Kuidas sul läheb, Iti? Hästi. Mis sul seljas on? Uus kleid. Ja mul on uued retuusid ja uus teesärk. Just rääkisime, et palju inimesel riidid vaja on. Aga siin majas kasvatakse väga kiiresti riietest välja, nii et umbes mitte kellelgi peale minu ei olnud normaalseid aluspükse. Siis Uku riietest ma viskasin, kui ma lahti pakkisin, siis kuna ta on sellises vanuses, et ta on kogu aeg ainult põlvili maas, siis kõigis tema pükstes olid augud. Nii et talle ma tellisin mingeid pükse juurde. Ma tegin H&M-ist tellimuse. Ma tahaks nii väga mitte tellida kiirmoodi, ma tahaks nii väga, et meie kõigi riidekapid oleks mingi locally produced ja kõik oleks imearmas. Aga juba ainuüksi mõnede basicsite tellimine 5 oleks maksma üle 200 €, mis praegusel ajal on ikkagi nagu väga suur summa, kui ma olen just remonti teinud ja niimoodi. Et ära trikke igaks juks tee sellega. Ja nii et jah,
H&M Edis. Mul on... Ja Emma ostis mulle hulki ükssarvikatega trussikaid. Jah, just. Ja siis ühe nunnu, ühe ma võin näidata. Kodukleite ühesõnaga, jah. Aga ma hakkan ennast sellest nüüd läbi närima, sest et see kõik on vaja panna rippuma ja voltida ja siin on kõik suu erinevaid asju. Hästi paljud kirjutavad, on mingi, issa, mina küll sinu asemel tahaks lahti pakkida. Ma armastan lahtipakkimist, organiseerimist ja sorteerimist, aga mul jummala kõrini juba. Emma ostis mulle sellise punase ja ühe sellise jänkudega. Nendega on hea sul kodus aeleda, on ju. Ühesõnaga, siin nüüd nagu väga rohkem ei olnudki midagi. Võib-olla kuskilt tuleb veel midagi välja, aga that's about it. See rohkem lahti üle. Sest et see keskmine uks käib rohkem lahti. Ma panin oma tossud pessu kõik sellepärast, et kõik konversid ja vänsid ja kõik olid ülinilved. Ma tegin nad plekieemaldajaga kokku. Panin padjapüüri sisse ja siis 40 kraadi juures pesumasinasse ja see toimib jumala hästi, ei juhtu nendega mitte midagi. Peremees käis pakke ja toidukotte toomas ja ma vahetan tulbid vaasis välja. No siin jõudu mööda. Mõni peal 3-ni, mõni peal 2-ni. Ma kujundasin lastetubadesse mänguasjakastide peal kleepsud, et oleks lihtsam leida neil, eriti väikestel. Aga no suurel ka Stelli omad on sellised natukene nagu suure lapse omad. Ja siin on kirjas, need käivad meil legode peale. Aga ühesõnaga, Ukul on sinise taustaga, Eitil on roosa taustaga. Näed, Eti, sul on siuksed. Ühesõnaga, lähme paneme Uku omad paika. Mul tuli selline mõte, et see võiks olla täiega toode, mida müüa. Et need siin on nagu väga sellised meie laste või meie sorteerimise spetsiifilised. Aga võib-olla võiks panna müüki, kujundada sellised kleepsud ja panna müüki, kus on ala kaisukad, legod, autod, nukud, siuksed, et erinevates toonides. Ära kisu mul käest ära, palun, aitäh! Erinevates toonides ja võib-olla see võiks olla lahe toode teie lastetubadesse ka. Igal juhul ma tegelen sellega. Et tekst oleks otse. Sinised lotsid. Sinised legod. Päris äge ju. Selline sai lõpptulemus. Panin sinna ülemisse, vaata sealt paistab. Sorteerisime ära, siin on need Prio ja Ige sillad ja tunnelid ja siin on ainult rööp. Ja siin on rööpad. Kui palju hammasrattaid kraanal on? Oi, see on hea küsimus. 2 vaatajatükk. Üliäge lihtsalt, megalahe. Wow, nii ilus ka. Juba oli lihtsam sorteerida, kuna Itil ei ole mitte mingisugust süsteemi veel. Siis Iti vaesekene oma toa koristamisega päris hädas olnud. Ta on küll üritanud iga päev koristada, aga sellest ei tule mitte midagi välja, sest süsteemi üldse ei ole. Nii et nüüd ma hakkan siis talle süsteemi looma, et ta saaks ka enda asjad korda. Mänguasjad. Näiteks tupsu ja mingi õhupall või mingi minu mänguasi. Sky helikopter ja tupsu on seal praegu. Väga hea. Nii. Ja siin on mu väiksed asjad. Mis on väiksed asjad? Väiksed asjad on vot Sa saad välja tõmba. sellised asjad. Hästi väiksed tegelased. Jah. Sky on. Siin on kõik meie mööbel ja kõik tekid ja igast asjad. Siin on nukud ja igast inimesed ja kellega saab mängida. Ja siin on meie riided, nukuriided sellised. Ja mis
seal sees on? Seal sees on selline. Siin läks juba mänguks. Siia tuleb ikka nukumaja tulevikus, kui meil on kõik muu ehitatud, siis Henrik ehitab siia nukumaja. Siin läks juba mänguks. Mis sa ütlesid? Siis Tissi on parim ehitaja. On jah? On ju toredad kleepsud? On ta hiiaga, hullult meeldivad. No natuke on juba parem, ma ütleks. Ei ole enam seda meeletut segadust siin. Natuke on vaja riietega tegeleda veel. Ja noh, muidugi talle tuleb see sisse ehitatud kapp sinna, aga selle värvimiseni ma ei jõua. Ma arvan enne, kui õues natuke soojemaks läheb. Aga selline on siin siis seis. Päris armas. Nüüd ma hakkan õhtuks süüa tegema. Täna on reede õhtu. Meil on menüüs chili con carne. Ja vist filmi õhtut pidime ka tegema. Eks näis. Ma vaatan, et see klaasikillud. Vaata jah, et see klaasikilludeks ei kukuks ole hea. Meil on täna chili con carne. Panete pausile või? Need on kõik nemad asjad või? Nii tore, et sulle maitseb. See on nii hea film. See Defiti oli vaata see suur laavakuletis sealt. Ja siis ta lõpuks, kui Bojana pani talle südame tagasi, siis ta muutus selliseks roheliseks. Oh, kui tore. Tuled sa sööma, poja? Nüüd ta näeb välja nagu Bojana. Natuke. No hea tisu. Kas see on maitsev söök või? Ma annin enda ise mõni võtta. Oi, kui tubli sa oled. See on esmalt seda. Esmalt sööd seda või? Kas mul on midagi võtta viima? Ei ole vist. Vaadake. Mulle ka. Kuidas on? Tule tee, mul oli ka see. Sõnad ei kirjelda seda, kui maitsva söögi Miiu tegi enne. Peab ikka maitsma, see on ju A ja O. Ei, mul ei käi tšempion. Kuidas käib siis? Nii. Niimoodi või? Tšempion. Kuidas sinule tundub? Väga hea. Tšempion. Kõik söögi, mis ta teed, on maailma kõige parem. Isegi Monster Chefis ei ole parem. Isegi seal minu võõk on parim, seal ei ole ka parimat toitu kui siin. Nii tore, aitäh sulle. Mis õhtu meil hakkab? Uku, mine pane ka pitsaama selga või too endale pitsaama. Me vaatame Lelulugu 4. See on hea film. Tere hommikust. Täna on laupäeva hommik. Elli on õues ja mängib oma klassiõega, kes elab siin meie lähedal, mis on lahe. Leppisime kokku, et tüdrukud mängivad õues ainult, mis on nii nõme, sest et nagu Elli ütles ka, et ta tahaks nii väga juba oma sõpradele näidata oma uut kodu ja oma tuba. Ja ma tahaks ka nad tuppa lasta, aga ma ei saa, nii ma pean südame kõvaks tegema. No sest koroona ja ühesõnaga me ei kohtu nii nagu me ei kohtu ka oma sõpradega, nii et ühesõnaga me peavad õues mängima, aga mu ema süda murdub. Rääkides koroonast, mul tuli just Barbora ja väga hästi on näha, et oleme taas isolatsiooni jäämas, sest et saabus kõvasti vetsupaberit. Ja kõik inimesed, kes elavad üksi või kahekesi, kes on ühtlasi ilmselt ka need inimesed, kes esimese koroona kevade ajal vaatasid poes, et issand, nüüd nad varuvad vetsupaberit. Te kindlasti mõtlete, et see on nagu räme kogus, aga mind you, et selles majas pissib ja kakab 5 inimest, kellest võib-olla mõned natukene liiga lahke käega pakuvad endale vetsupaberit. Ühesõnaga, seda tõesti kulub palju ja kuskil on mingi mega soodukas sellisele kogulasele vetsupaberile, siis tegelikult ei ole midagi pöörast. Aga ma arvan, et see võib tunduda pöörane neile, kellel seda nii palju ei kulu, kes ei ela nii mitmekesi. Ja siis veel märke sellest, et on saabunud koroonakevad. Kõvasti šokolaadi. See on maailma kõige parem šokolaad, ma pean ütlema. See on Barboras soodukaga, ma ei tea, kas siis ka on, kui te seda videot vaatate. See on soolakaramelliga lint Excellence. Mu lemmiklint on mündilint, aga seda ei ole mitte kuskil. Ja siis ma tellisin alternatiiviks selle ja ossa poiss, kui hea see on. Väga soovitan, see on siuke, tume šokolaad on mu lemmik, ma ei armasta eriti piimašokolaadi, mulle meeldib tume šokolaad rohkem.
ja siis see soolakaramelli mõru soolasus, tekstuur, ülihea šokolaad, nii et top tipp. No ja siis muidugi pudel sekut pereemale ja okei, toitu on ka vast midagi siin, aga võib-olla mitte ülearu. Rediseid ja tomateid ja mida pekki. Ma olen Mentost saanud kingituseks. Kui see ei ole lapsepõlv, siis ma ei tea, mis on. Aga nagu, kas see Mentos peab tulema nagu... Kas Mentos ei tea veel, et aastal 2021 me ei pane nagu ühte Mentose tuutut paberisse, et teha oma nõvedale tootele reklaami? Mentos, miks? Miks? Ja Barbora, miks? Aga need on päris head. Täiega söön nüüd üksi ära lapsepõlve mälestuseks. Lastele isegi ei näita seda. Ja nüüd loodan, et nad ei näe seda vlogi. Ühesõnaga, viin toidukatid kööki. Hendrik viis väiksed sinna vanaema juurde. Ja Inni saatis mulle eile Kukupesa tooteid, et ma saaks neist pilte teha, sellepärast, et meil tuleb kogu aeg uusi tooteid ja me ei jõua neid kõiki üles pildistada. Ja koduses interiooris asjade üles pildistamine on nii palju parem, sellepärast, et nii on teil palju parem näha, kuidas need asjad päriselt välja näevad. Ja tänu sellele on siin normaalne segadus nüüd. Siin on. Pean soovitama kõigile, kes on kunagi tahtnud proovida tükkšampooni. Meil on ka tükkšampoonid, need on Lätis käsitsi valmistatud, käsitööna selles mõttes, ja need ei sisalda pahasid asju, need on julmusevabad, need on vegan ja need lõhnavad mega hästi. Tükkšampooni kasutamine vajab natukene harjumist selles mõttes, et see on natuke teistmoodi kui tavaline šampoon. Lõhnavad mega hästi. Selline aktiivsöega variant on nii-öelda meestekas, see lõhnab nagu ülihea meesteparfüüm. Ja need on täpselt siuke asi, mida on hea. Okei, nüüd keegi ei käi trennis, aga mida on hea trennikotti visata, nad on head kompaktsed. Ja nad on keskkonnasõbralikud sellepärast, et nad esiteks ei tule suures kobakas plastpudelis, vaid sellises väikses metallkarbikeses. Ja teiseks on nendega see hea, et nende transport on nii palju lihtsam, kergem ja keskkonnasõbralikum, sest et see ei ole üks suur vee vedamine ühest maailma otsast teise. Mitte, et see Läti nüüd nii kaugel oleks, aga ühesõnaga soovitan proovida, sulfaadi ja parabeenivad on ka 7,90 need maksavad. Mina olen proovinud Lushi tükkšampooni ja mingit veel, ei mäleta, mis see oli mingi Eesti bränd. See lõhnab rämedalt hästi, see meestekas. Aktiivsöega, see väidetavalt peaks olema sügav puhastav, et see aktiivsüsi aitab nagu peanahast kõike rasu ja värki eemaldada ja seeläbi peaks aitama juuksekasvu parandada, ma ei tea. Ma ei tea, kas need kleimid on tõsi, nii tootja väidab, aga see lõhnab mega. Ühesõnaga, ajad käe vahel natukene vahutama, siis teed nagu tavalise seebiga niiviisi ja siis pesed ära. Minul on vaja balsamit ka. Aga Annil näiteks, Anni hullult kiitis ka, ütles, et temale ei olnud vaja balsamit, et nagu tegid pehmeks. Minule meeldib see. Selle nimi on Oh So Silver, see on hõbešampoon. Lilla. See on Kukupesa reklaam muide. Reklaam. Sellel ei ole nagu tugevat lõhna, aga see on lilla ja see on mõeldud siis kollaste toonide neutraliseerimiseks. Jälle tükkšampoon, jälle käsitööna valminud. Ja siis... Ma pean ütlema, minu lemmiklõhn on see roosa metsamarjama, aga vist veel enam mulle meeldib. Granaatõun, see on siuke hapukas puuviljane lõhn. Meenutab mulle natuke neid, mis need digishampoonid olid või? Magus ja mõnus ja nii ilus värv. Ühesõnaga vahutavad toredasti ja ei ole üldse raske pesta. Kasutusjuhend on Kukupesa kodulehel olemas ka, koodiga kodurosinatega 10, saate hinda alla ka veits. Soovitan proovida, see on siuke sidruni ja ingveriga, kui sulle meeldivad värsked tsitruselõhnad, siuke natuke vürtsikas sidrunilõhn. Ühesõnaga, hästi toredad tooted. Tõesti soovitan proovida, kui te olete kunagi mõelnud, et te tahaksite teha keskkonnasõbralikuma valiku. Balsam on piparmündilõhnaga. Kunagi, kui ma kasutasin Lushi omi, siis mulle ei sobinud üldse mulle ei sobinud nende balsam üldse, sest ma ei saanud sealt nagu balsamit kätte. See töötab minu meelest palju paremini ja kuna ta on siuke nagu väike, hästi niisutab ja hästi peanahka rahustab, sest ta on põldmündi eeterliku õliga. Lõhnab tõsiselt hästi. Kui sulle piparmünt ei meeldi muidugi, siis
tõenäoliselt ei meeldi sulle see ka, aga mina nimelt armastan piparminti. Piparmindi eeterlik oli nii hea, aga või noh, põldmint, aga sama siit, vabandust. Ühesõnaga soojas veest teed käte vahel nagu soojaks ja siis terves juuste pikkuses hõõrud kokku ja siis eriti palju paned otstesse, on ju. Määrid kõik ilusti kokku, 1-2 minutit lased seista ja siis loputad ära. Et meil olid ühed teised tükkšampoonid ka. Need ei olnud nii head. Need jätsid nagu mingi kihi juustesse natuke. Need on hoopis teine toode, hoopis teine tera. Tahaks pessu minna. Ajasin just pool tundi järjest šampoone vahutama. Käed lõhnavad täiesti. Ja kusjuures on väga pehmed. Nii et tundub, et need sobivad keha pesemiseks ka hästi. Sest käed on hästi pehmed. Aga jah, ma tegin ühesõnaga pilte neist. Et te ka näeksite, kui ilusti nad vahutavad. Näiteks võtame aktiivsöega. Tada! Tegin sellised pildid neist. Või see lõhnab nii hästi nagu meeste parfüüm. Metsamarja. Tada! Sõbrad koos ja hoos. Tada! Paljugi enam kohe. Siin on kõik koostisosad ja kogu info juures ka. Täiega ägedad on need. Väga rahul. Tegin noortele neidudele väikese õuepikniku, piparmindi kakao, viineripirukad, õun, juust, vorst, šokolaad. Selline, nüüd peame mõtlema, kuidas enda käed puhtaks pesta. Täiuslik kätepesulahendus, kannust vett ja rätik. Sobis küll, ma arvan. Viime siis süüa. Kandik muide on kukupesast. Väga hea kandik on. Nii, daamid. Oota, aita mul maha panna. Nii, aitäh. Soojad viineripirukad, šokolaad, õun, juust, vorst ja piparmindi kakao. Head isu! Aitäh! Perekond Rosinatega seeniorid on võtnud ette puhkusereisi Pärnusse. Te kuulsite mind õigesti, väljas on koroonapandeemia ja meie sõidame puhkama. Muidugi koroonapandeemia ajal puhkusereis tähendab seda, et sa sõidad lihtsalt sõbrad sõbrale poodi lauale järele, nad tõstavad selle õue, sa tõstad käru peale, sõidad Tallinnasse tagasi ja oled õnnelik, et said korra suve pealinnas ära käia. Ma leidsin meile sõbrad söögilaua. Ma olen ka jõudnud maha müüa juba meie vana söögilaua. Hendrik survestas mind. Seda kohe müüki paneme, et meil ei oleks pärast mingi laualadu ja põhimõtteliselt on õigus. Natuke otsime pimesi selle laua pildi järgi, aga tema kriteeriumid kõik on vastavad meie vajadustele. See on ümar või ovaalne ja pikendatav räme pikaks, mis on samuti oluline konstruktsioon. Ma olen sellest väga elevil muide. Mõtlen neid jõulupidusid, kui meil on nii pikk laud. See on nii tuim tükk täna. Jaa, ma olen super elevil ka sellest lauast. Ma muresin lihtsalt väga halvas korras. Jaa, ma olen ka väga super elevil sellest. Mis sa muretsid, et on halvas korras? Väga halvas korras. Aga mul on ju kurat puutööline ju omast käest võtta. Mis ma mingi lihvi siin küll ei ole. No ei, sina saad kõigega hakkama. Kui on vaja teha tugevdusi, sina teed. Ei, tegelikult ma arvan, et arvestades sellega, et sellised lauad maksavad nagu näiteks Homeartis taastatud kujul 7 sotti, siis see sõbralt sõbrale 150 € laud tundub nagu timmi-tommi, ma ütleks. Et ma arvan, me saame hakkama küll selle väikese värviga, kui vaja on teha. Ja ise taastamisega. Kuigi ma ei ole nagu suurem asi mööblirestauraator, sest ma lihtsalt ei viitsi. Mul on nagu see mure ka, et minu meelest enamus restaureeritud või need mingi mineraalvärviga ülevärvitud mööblitükke näevad jumalast imelik või nagu mitte imelikud välja, aga nagu kui, näiteks kui asi on olnud puidust kummut nikerdistega, kui ta lihtsalt üle värvida, siis ta ei ole nagu enam õige asi või nagu ta ei näe enam välja nii, nagu ta on mõeldud välja nägema. Ehk siis nagu veits tahaks, kui me seda lauda nüüd hakkame värvima ja taastama, et lihtsalt et lihvida ilusti ära ja teha ilus õhuke värvikiht ja et äkki me saame sellega hakkama, ma ei tea. Nüüd ikka vist päris skeptiline, aga... Ei, väga ilus laud on. Lihtsalt ta nägi selle pildi peal siuke ajahamba poolt puretud välja. Ta näeb väsinud on, ta on nagu naivisem ja hullem. Ühesõnaga, me sõidame Pärnusse nüüd.
ja tõenäoliselt, või ma ei tea, mis sina mõtled, ta on imelikust tujust, ta ei tunnista, et ta on pahast Ma ei tujust. ole üldse imelikust Nüüd on tujust. täiega pahast Nii kui tujust. tembeldab mul imeliku tuju eest, mul läheb imelikuks üle. Ei ole nii, see töötab minuga niimoodi, aga sinul on mingi värk. Ei ole Seda hommikust veel jumalast tige olnud. Ta ei tunnista. Ühesõnaga, mina tahaks rämpst toitu süüa, kasutada võimalust, kui me oleme lasteta. Aga mis sina tahad süüa? Seda, mis sa tahad süüa. Samas mõtlen, et tahaks nagu midagi päriselt head süüa, aga ma ei tea, kus seda Pärnus saab. No kuskile minna ei saa ju. No kaasa osta saaks. Mutkas saab end seda. Ühesõnaga, ma ei tea, vaatame, mis saab, aga lähme vaatame selle laua üle, ostame selle ära. Igal juhul see on mäng Ford ja pakk võrreldes nende teiste laudadega, mis ma vaadanud olen, nii et... Hea küll. Me oleme kohal! Ma olen nii elevil, see on nii äge laud, see on nii heas korras, see oli nii hea hinnaga. Suur aitäh sõbrale. Me jõudsime natsa hiljem, aga tädi oli väga tore, ootas meid ära, oli muidu nii armas ja hea. Ja me saime endale imeilusa puidust laua, mis on palju paremas korras, kui me kartsime. Ja mis käib räme pikaks. Ei, no ikka võib ju teha valgeks ilusti, ta on ju kollakas. Ei, seda küll jah, aga ma mõtlen, et ta ei ole nagu... Ta ei ole katki pahteldama, küll midagi ei pea. Vaata, Henrik oli hullult mingi, oi, me peame hakkama pahteldama, aga ei ole ju vaja natuke lihvi, vaata. Siit on vaata must lihtsalt ära. Jaa, aga vaata, siit on näiteks värvi maas, siit tuleks lihvida. Siit on vaata üle väedetud juba. Näed, siin on tõmbat kõik peale, serv on. Jaa, aga siit võiks natuke nagu lihvida ja siis panna uue värvi peale. Räme ilus asi. Tähistame oma suursel. Kusjuures ma just täpselt, see on esimene hea asi, mille Pärnu mulle andnud on. See laud. Ei, see laud. Aga ühesõnaga, tähistame väikse purksilõunaga. Mida saab teha alati siis, kui lapsi ei ole. Meie lapsed pole siiamaani kunagi Mäkis söönud. Aga nende vastikud kahepalgilised vanemad on. Ja nüüd me sõime koju tagasi ja siis me kodus näitame teile äkki. Me proovime ta kõigepealt puhtaks pesta. Vaatame, mis värvi ta siis läheb ja siis vaatame, mida on vaja värvida ja mida on vaja lihvida ja mis me taga tegema peame. Aga me oleme üli rahul ja isegi Henrik on üli rahul sellega. Isegi mees. Kui sa kogu aeg kodus vahid, siis sa ei saagi kunagi teada, kui hea tunne on lihtsalt käia vahepeal ära ja tulla koju. Appi, kui tore oli koju tulla praegu. Põrandad on nii soojad, siin on nii hea lõhn. Nii tore on kodus olla. Hea lõhna sisse astudes. Apelsinil on, sest siin on orange chili. Näm. Me oleme täna lastetud. Ja sa võtsid Max koguda vetsupaberit, mis poes müüakse? See oli soodukaga see kogus. Ja meil kulub seda suht palju, meil normaalselt sittureid siin 48. Ma ei tea. Äge. Reaalselt meie elu igal pool on mingid kastid. Siin on kastid, seal on kastid. Siin on mingid upakilkastid. Garaažis on veel kaste. Nii mul kui Henrikul on 2 suurt prügikotitäit riiteid veel. Ja ma mõtlesin, et ma võtan need nüüd ette. Henrik, ma pakin sinu asjad ka lahti. Sest ma olen nii nuinnu. Ja no siin on eriti ilus pilt. Ühesõnaga, töö siin otsa ei saa. Ja see kõik tuleb ruttu ära teha, enne kui tuhin üle läheb. Sest kui tuhin üle läheb, siis ma ei tea, mis imenipiga see kõik ära tehakse. And it's not cool. So I just don't want to say anything yet. I am waiting for her to respond because she hasn't responded yet. Today's topic last minute. Peili on mulle seltsiks, kuni ma asju lahti pakin, sest et lihtsalt seda kõike on nii palju. Mul on siuke tunne, ma tahaks vabaneda kõigist oma riietest, sest miks peab inimesel olema nii palju riiteid? No vaatame seda asja. Tere! Siin on siis see laud, mis me täna ostsime Pärnust ja ma pean ütlema, et vaatamata sellele, et ma olin ülimalt skeptiline alguses, on tegemist päris nagu sellised korraliku pärliga, mis me leidsime. Sest laud on oma vanuse kohta ülimalt heas korras. Ja tegemist on täis puidust mingisuguse Rootsi tootja lauaga, mis ma arvan, et see on täpselt see sama laud, mida meile pakuti umbes 3 korda kallimalt üle värvituna.
kogu mehhanism on täis puit, pealne plaat on vineer ja mis ma siis hakkasin praegu tegema suure õhinaga on see, et ma kõigepealt pesin ta puhtaks õues ja seejärel ma otsisin välja auto poleerimise vahendid ehk siis Ruupese Bigfoot poleerija ja poleerimispastad ning kuna lauaplaat oli natuke kahjustunud, siin olid mõningad kriimud olid ja siin ma ei tea, kui hästi selles valgust näha on, aga siin on selline kollane laik, siis ma üritan neist nüüd jagu saada. Ma alustasin juba tegelikult tööga, ma lihvisin ta üle 8-jase paberiga ja nüüd kui siit kuidagi vastu valgust näha on, siis siit on näha, et siin see osa on lihvitud, on selline matin natuke kriimuline ja siin ma käisin korras poleerpastaga üle lihtsalt näha, mis ta selle värvi peal teeb. Et praegu tundub, et see värv on nagu oluliselt pehmem kui autovärv. Ehk siis siin peaks kasutama sellised pastasid ja sellised taldasid, mis autovärvil üldse mitte midagi ei tee. Nüüd on see poolne plaat peaks olema mingil määral poleeritud. Ma võtan nüüd mikrofiiber kinda, mis mul siin kastis oli. Mis on küllaki tolmune, aga ma arvan, et seda tauaplaati kannast vist puhastada küll. Et praegu on siin näha, et need pastajäägid on peal, on sellised nagu kette jäljad, kui see nüüd siit ära pühkida. Siis peaks siit alt tulema välja suhteliselt läikiv pind. Olen jõudnud meie köögiehituse, ma arvan, kõige ägedama projekti juurde. Kuna me tahtsime saada külmkappi kohale 30 laiusega kappe 3 tükki ja me tahtsime, et nad oleksid sügavad, siis sellist kappi iga ei tee. Ehk siis 30 seinakapp on väikese sügavusega, aga kuna seal kõrval on see ahjutorn, mis on jälle suure sügavusega, siis oleks nagu nõme seda ruumi raisata ja tagant nad kuidagi seinast eemale tuua. Ja siis minul tuli geniaalne mõte, et tegelikult on ju olemas põrandakapp 30 laiusega, mis on küll kõrgem, aga muidu igati mõõdetult sobiv. Ja mis ma siis täna teen on see, et ma võtan, me ostsime 3 põrandakappi, mul on olemas seinakapi uksed neile, mis on siis madalamad, vist on 60 kõrgusega ja põrandakapp, või mis põrandakapi raam, mis on 90 kõrgusega ja need on nüüd vaja kokku saada, istuma oma vahel. Ehk siis tegelikult see mingit muud kunsti ei ole, kui lihtsalt see põrandakapi raam tuleb ligati lühemaks. Ja selleks, et seda täpselt teha, ma siin nuputasin, et kuidas ma selle kõrguse õigeks saan. Sellepärast, et kuna see põrandakapi või õigemini üldse iga kapil on niimoodi, et tal on raam on natukene pikem kui see kapi uks. Ja seda suht keeruline välja mõõta, see on mingisugune 1–1,5 millimeetrit mõlemalt poolt. Aga siis ma siin mõtlesin selle peale, et ma avasin sellise triki, et kui ma mõõdan ära distantsi kõige ülemisest hingede kinnituspunktist kapi ukse peale ja kopeerin selle distantsi siia, kus mul kapi hing olema hakkab. Ehk siis selles avas ja siit mõõdan siis üles sama distantsi, kui siit siia, siis peakski kattuma. Ma mõõdan seda ära, märgin ära ja siis ma üritan mingi saagimise rakis omale ehitada, mille järgi ma saan kõik need 6 paneeli täpselt ühe suuruseks. Mõtlesin, ma näitan ühte ägedat funktsiooni, mis nihikul on, mida mina ei teadnud varem, kui ma nägin seda mingit metallitööga ja metallimehi seda kasutamas. Kuigi ma olen isegi Tehnikaülikoolis läbinud nihiku kasutamise kursuse või siis ühe õppeva raames näidati, kuidas ta kasutatakse, aga sellist trikki meil ei õpetatud. Ehk siis, kui on vaja märkida näiteks 50 mm kuskile peale, ma saan oma nihiku täpselt 50 mm peale ja seejärel, kui ma tahan selle 50 mm omale kanda siia selle plaadi serva peale või ükskõik kuhu, siis kui mul on nihikul selline teravad tipud, siis ma selle terava tipuga panen selle ühe otsa siia vastu ja teise otsaga ma saan siia peale tõmmata suhteliselt sirgelt selle 50 mm peale triibu. Et see töötab ja siin laminaadi peal on suht kehvasti näha seda, aga ta on siin olemas ja ta tuleb ülimalt sirge, sellepärast et nihik on võimalik siis, ainult nihikus mul on mingisugune vana nõukaaegne, kui siit tulevalt nendest või siis osadel nihikutel on siin külje peal selline rullik ära lukustada, see distants siis ta ei muutu ja kui selle nihiku ühe servaga see mööda seda servu mööda sirget säärt tulla, siis ta kopeerib ilusti selle mõõdu siia selle koha peale, siit on
ja ega see videost üldse näha, ma oma silmaga näen see päris hästi. Nii, kogu minu saagimise rakis on tegelikult ülimalt lihtne. Siin on taha otsa panin piirajaks ühe jupiprussi, mis ma seina äärest leidsin. Ja külgede peale ma panin 2 tükki mööbliplaati, mis on garderoobi ehitusest üle jäänud. Ehk siis need on tegelikult ka riiulplaadid, mis mul on juba lühemaks saaginud ja mingid jäägid. Eesmärk on siis see, et need küljed oleksid sama kõrged kui see saetav tükk ja taga on lihtsalt stopper. Ja nüüd ma saan siin nende vahel, ma nüüd kätte saan, ehk siis ma saan selle siit ära võtta ja järgmise tüki asemele panna ja ta on mul iga kord täpselt sama saanis. Ja nüüd mis ma teen on see, et ma võtan oma saelatti, mida ma garderoobi ehituse videos juba tutvustasin, mis ei ole tegelikult midagi muud kui tükk vineeri, mille küljes on üks alumiiniumprofiil. Selle eesmärk on lihtsalt ketast saega sirgelt juhtida mööda seda soovitud lõikejoont. Tükkide natuke lihtsamaks vahetamiseks ma lasin vahepeal need kruvid natuke lõdvemaks, et see jupp siit ilusti sisse välja käiks. Ja üks asi veel, mis ma mille ma tähelepanu juhtin, see, kui niimoodi kappe lühemaks saagida, siis tuleb jälgida, et tuleks õige kogus vasakut ja paremat külge. Ehk siis kui need töö alustamisel on vasak ja parem külg identsed, ülemine ja alumine pool plaadist, siis pärast maha saagimist ülemine ja alumine pool erinevad. Ehk siis peab vaatama, et osadel plaatidel saaks ära siis nii-öelda ühe otsa, osadel teise otsa. Muidu juhtub see, et kui kokku panna, siis osadel kappidel jääb see lõigatud serv üles ja osadel alla. Mina tahan hetkel, et lõigatud serv jääks üles, kuna ülevalt lae poolt ei vaata nii keegi ega alt ma vaatan nii kogu aeg. Mõne asja, mis ma tegema pean, nüüd kui mul on tükid välja lõigatud, enne kui ma saan hakata kappe kokku panema, on see, et kuna ma lõikasin ära kapi küljest ülemise osa, kuhu kinnitub see kõrv, millega kapp kinnitub seina külge, siis ma pean need augud kopeerima siia detaili peale. Selleks ma tegin seda, et ma mõõtsin ära selle augu sügavuse ning puuri otsa peale teipisin lihtsalt selle koha ära, et ma näeksin puurilist, kui sügavale ma puurima pean. Nüüd ma panen selle detaili, maha lõigatud jupi panen sinna järgi jäänud tüki peale, sätin nurgad kohakuti, siis läbi nende avade puurides ma saan ära märkida siia peale need kohad, kuhu mul on vaja puurida. Selle ma võtan selle vana detaili ära ja uue detaili peale siis puurin kuni selle oranži markeeringuni. Ja võikski kombes olla, kuna kruvi natuke lõikab ise endale ette ka keeret, siis ei pea need avad olema ülimalt täpsed. Tuleb ainult jälgida, et ei läheks liiga sügavale. Ma magasin elukodak momenti maha praegu. Ta oleks saanud teile näidata, kus Loore porgandit sööb. Tal oli terve porgand niimoodi käppade vahel. Lihtsalt selle mingi 40 sekundiga ära söönud praegu. Lihtsalt see on nii arvas. Kes on porgandikoer? Jumal, ta on nii arvas, see ei ole arvane. Aga ma sain aru, et teid on varustatud põhjaliku YouTube tutorialiga sellest, kuidas põrandakappides said seinakapid, et hakkasin rohkem mingeid üleliigseid sõnu ütlema. Aga lahe on. Nagu väga lahe on Hendrik mu meelest. Tean jah, ütles ta. Mul ka meeldib. Ta on meil selline tagasihoidlik. Aga ma näitan siis lõpptulemust, kui valmis saab. Ei suuda isegi lauset moodustada. Kell on 2.08. Ma olen räme unime. See poiss on iga kodule ja otsib hingi. Ei ole, ma olen Googles, ma ütlen ära, mis kuradi hing see on. See ei ole... Minu tunnusmeloodia jälle kõlab teisest taas. Aga ühesõnaga, this is how far we got. Piu. Siin ütleb liistuke. Siia tuleb kattepaneelike ja küll ma arvan, aga ma pesin kampsu neid, nii et küll ma pean need laiali laotama. Mul need käivad nagu 24/7 suht, ma ei tea, mis see elektriarve tuleb, aga
panin selga oma siidist pidžaama, mis on nii pehme, mille ma kunagi ammu sain oma kallilt sõbrannalt, kellega meid veits on elud on eraldi ajanud teineteisest, aga kes on sellegipoolest väga kallis. Igal juhul mul on mõnus pidžaama, mis tuli välja kolimiskottidest, mis on super. Pesin kõik kampsunid ära, lautasin kuivama. Porku on nii valmis, et inimesed ometigi lõpuks magama tuleksid, kaua võib. Loore on nimelt selline koer, kes ei lähe kunagi magama enne ööunne, kui tema inimesed on magama tulnud. Vahel on see eriti naljakas, sellepärast, et Loore võib oodata õhtu otsa, et keegi tuttu tuleks ja siia keegi tõuseb püsti, et näiteks pissile minna. Siis Loore iga kord tõuseb püsti, nüüd lähen magama, jah? Aga nüüd hambapesu ja siis magama ja meie kohtume teiega homme jälle. Shout out nüüd, kuulake tähelepanelikult. Instagramis on selline kodu Instagrami konto nagu Kuuse kodu just andis meile hinged köögikappide jaoks. Jee! Kuuse kodu on väga tore, Kuuse kodul on väga ilus konto, minge hakake Kuuse kodu jälgijaks, sest et ta päästis ära meie ülemised köögikapid ja tänu sellele te näete meie ülemisi köögikappe täna. Nii et aitäh sulle, hea inimene, nii tore nüüd me saame. Kusjuures meil oli 3 tükki puudu, need tulevad paari kaupa, meil oli 3 tükki puudu ja tal oli üle täpselt 3 tükki. Okei. Mida pekki universum? Aga me lähme nüüd ehituse ABC-sse, mitte see, nagu sisse ütlev kääne, aga nende ukse taha kraapima, sest ma tellisin eile e-poest värve. Juba teel lauda ostma, mul olid mööblivärvid tellitud. Ma tean, et nagu popikas oleks teha selle mingite mineraalvärvikestega, aga ma nagu mõtlen, et söögilaud saab nagu rämedalt vatti, kui lapsed istuvad laua ääres, kahvlid ja lusikad peositavad kaašu. Nii et ma nagu ostsin mööblivärvi ja lakki ja krunti ja no kõik erinevad rullid, mis saada olid. Nii et ma ei tea, kas me selleni täna jõuame või kas garaažis on piisavalt soe, et seda värvida, aga kuna meie vana laud viiakse täna minemas, tegelikult oleks just hea. Vaatame siis, mis saab. Ja lapsed tulevad koju kella 1 paiku umbes. Nii et vaatame, mis see päev meile toob. Home improvementi vallas ja muidu. Ehitus ABC Drive-inis kõik toimib. Tulime tellimusele järele. Otsime muulgas uue Kercheri, mida saab sae külge ühendada. Minu meelest on see tore, et kauplused kohanevad ja loovad süsteeme, et saaks edasi toimetada kontaktivabalt. Me tellisime ehituse ABC-st eile ja õhtul ja see oli tegelikult juba pärast lõunal tellisime, õhtuks oli juba valmis. Ja ma saan aru, et Bauhaus pakib vist 2 tunniga ära sulle su asjad, kui sa need tellid ja teised on ka tublid, nii et selles mõttes väga äge. No, mis sa said? Ma sain tolmuka. Siis kui Bruta ostab tolmuka või? Jep. Väga. Vaatame, kas me jõuame täna laua tegemiseni või ei jõua. Tahaks selle köögikappide värgi, mis eile pooleli jäi valmis saada. Kukupesest sain peegli ka oma meigilauale ja lambid peaks järgmine nädal tulema. Tahaks täiega selle meigilaua valmis saada. Ma nagu, ilmselgelt väga sageli neil päevil ei meigi ennast, aga ma olen täiega tundnud puudust sellest see laua ääres istumisest, kui ma õhtuti nagu mingi maskitan või kreemitan või et seal saaks istuda seal oma lauakese ääres ja võtta sahtlikesest oma näohooldustooteid. Ja nagu istuda seal oma peegli ees ja hea valgusega nagu mingi kreemitada ja võib-olla natukene, ma ei tea, kulme ja vuntse kitkuda ja nagu punne pigistada ja Rõvetseda peegli ees. Rõvetseda peegli ees. Paune vaadata. Jah, et täiega ootan juba, et selle saaks paika nagu. Sest mul esimest korda elus on magamistuba, kuhu mahub midagi peale ühe riidekapi ja voodi. Ja see on üli lahe ja ma olen nii elevil. Ühesõnaga, mul on nüüd peegel ja siis sinna selle kapi peale, mis on IKEA kapp, tuleb veel
tööpind, noh, siuke või see liimpuitkilbist siuke väike pind, et ta matchiks öökappidega, ma võib-olla olen seda rääkinud ka teile juba. Ja siis kõik matchib nii kenasti. Aga nüüd me saame koju tagasi minna ja hommikust süüa. Kuidas sul on, oled juba hängiri ka või? ei. Mis ma rääkisin teile, et peaks kohe tulema ja mis on kohal, kui me koju jõuame? Muidugi meie lambid! Nii põnev, nii põnev, nii põnev, nii põnev, nii põnev, nii põnev! Siin nemad nüüd on, minu lambikesed ja see osa videost on koostöös selle ettevõttega Lamps for Makeup. Te olete kindlasti neid näinud terves internetis, nii nagu minagi. Ja ehkki ma ei ole nägus rannamaja staar, ehk siis võib-olla nende selline tavaline reklaamnägu, siis neid lappe ma endale tahtsin ja ka sain. Helen ostis endale samasugused, temalt ma selle tahan endale meigilauda kinnisidee sain. Ja siin nad nüüd on. Meigilaud ise on niisugune. Siia kohale tuleb kokupesast peegel. Kohe tulebki lihtne ja valge raamiga. Ja külje peale siis tulevad need lambikesed. Selline tavaline, lihtne, kandiline peegel. Karelia on ta nimi. Ja ta maksab 24 €. Nii et siuke, mulle tundub, et ta on idekas meigilaua peegel. Matchib kenasti ja lambid mahuvad ilusti kummalegi küljele. Nii et väga äge minu meelest. Oppi, ma olen seda tegelikult täiega oodanud. Nii tore, lõpuks ometi. Wuhuu, aitäh sulle! Aitäh sulle, et ilusa peegli valisid meie kaunisse peegeltuppa. Täiega mõnus, lihtne, mõnus. Nii, mul on siin 2 lambikest. Ja siis mul on kõvasti pirnikesi, need on õige sagedusega ja kõigi õigete parameetritega, et nad ei, ma ei tea, vilguks, kui sa pilti teed või et toonid oleksid õiged. Ja see on nagu tähtis minu jaoks. Üks asi, mis ma tahan nagu ausalt ära öelda, on see, et minu meelest nende nii-öelda tavahind on täiesti röögatu. Mina selle hinnaga neid ei ostaks, aga nad on täiega soodukas praegu. Plus minu koodiga, mis on siin ekraanil, saad sa neid lampe soetada veel soodsamalt. Minu sooduskoodiga saad sa neid soodushinnast veel soodsamalt, nii et selle hinnaga mina ostaks, sest toode, ma pean ütlema, on hea. Ma kartsin halvemat kvaliteeti, aga jumalast ägedad on. Ja need on muidugi väiksemaid, madalamaid ka. Mina võtsin need suured, sellepärast, et mulle meeldib filmida ja ma tahaks teha mingeid jutuvideosid ja asju rohkem YouTube'is. Või no niisama, kui ma vlogis näiteks räägin teiega, kas mul oleks koht, kus nagu istuda ja kus on hea valgus ja niiviisi. Aga neid on väiksemaid ja soodsamaid ka, kui need, mis mina valisin. Aga siia mu meelest need täiesti täiuslikud. Väga-väga lahe, ma panen need siin, te näete, kui hästi nad valgustavad ka. Ma olen täiega elevil. Nii, vaadake nüüd. Ma panin need esimest korda põlemas, see kõlab nii nagu nohiglikult ja nõvedalt, aga ma tundsin ennast nagu Hollywoodi filmistaar, nii põnev. 1, 2, 3. Nagu vau. Kas lõi pildi valgeks nagu mingis tulnuka filmis? Nagu kõik on nii, no võib-olla natuke liiga hästi näha, aga nagu räme äge ju. Minu meelest see näeb nii nagu glam välja. Nii päris. Ma olen väga-väga rahul. Ma rahul lampide kvaliteediga, ma olen rahul sellega, kuidas nad siia sobivad. Ma olen midagi muud öelda üliäge. Üliäge. Tõesti näge. No väga-väga ilus on minu meelest. Ma olen väga-väga rahul. Minu sisemine teismeline hullub. Mul on täiega palju sõbrannasid, kes on tuttavaid, kes on kas ise tellinud endale varem nende lambid või on lasknud meestel, ma ei tea, kinkida sünnipäevaks. Ja ma olen alati mõelnud, et nagu, no mul ei ole kohta olnud ja ma olen alati mõelnud, et nagu, aga nagu I get it now. I totally get it now.
ja tahaks täiega istuda ja meikida ennast juba. Mul on siia täiega vaja sahtli organisaatoreid veel ka ja siis saaks siin juba mökerdada mõnusalt. On väga-väga rahul ja kui te tellite, siis kasutage kindlasti võimalust tellida soodushinnaga ja minu koodiga. Sellepärast, et täishinnaga on nad väga kallid minu meelest, aga soodushinnaga tundub nagu bang for the buck. Mulle tundub nagu bang for the buck. Väga äge. Yeah. Ilus on. Meie vana laud läks ära ja meie uus vanake on paigas. Henrik poleeris ja puhastas vanakese plaadi eile ära ja me mõtleme, et me praegu ei hakkagi teda üldse värvima. No sõltub, milline see vaheplaat on, sest nii me tegelikult ikka super hästi ei mahu siia laua äärde. Aga ümargune laud on nii tore mu meelest. Täiega armas on. Hästi-hästi ilus on. Vaata, miks ma lilli peale ei pane. Nii. Põmdi. No kas ei ole armas, mis? Oh, see on nüüd küll nagu pullerpio. Ma ei ole kunagi midagi ilusamat näinud. See on nii armas. Ja siit on muumiposter puudu veel. Yeah boy! Henrik nokitseb ülemiste kappidega. Tere! Tervist! Ja siia tuleb kattepaneel. On ka mansikka. See on kõik mõnus. Ahah, põmm. Ja siis mina tegin mikros soojaks. Ma pidin seda ekstra ütlema, sest ma olen nii ammu midagi mikros soojaks teinud. Chili con carne. Selle retsepti leiab minu blogist. Või kui googeldad meie käopesa chili con carne. Ja chili con carnet on väga mõnus panna burrito sisse. Henrik teie burrito. Aitäh, lähme laua äärde. Lähme. Siin oma uue söögilaua ääres oma peigmehega, kes mulle väga meeldib. Vaata, mis nägu siin oli. See on nunnu nägu. Ma ei tee seda kunagi. See on minu nunnu nägu. See räägid esimest korda. Ja vaatan aknast välja, kus paraku ikka veel laseb lund. Aga see on idülliline on, lihtsalt ma eelistaks kevadet, et saaks aiatöid teha. Nõus. See läheks väga ilusaks. See oleks väga ilusaks. Henrik poleeris ära selle eile. Isegi videos on näha seda. Jah. Прекрасный. Henrik kiidab ennast vene keeles. Arvaš, прекрасный мальчик, ütles enda kohta. Очень красивый. Krasivõi või? Tõin neid, ma ei tea, kas teie lapsed ka käivad kätega mööda seinu või ma ei tea, millega nad käivad. Vetsust tulevad pühkimata välja, siis Ei, käivad... pühivad käega, siis pühivad sina peal puhtaks. No ühesõnaga, meil on seite peal laste kõrgus mingid rämedad jäljed. Nii et kukupesast tõin. Müüme kukupesas neid valgeid imekästnasid. Ja siin majas läheb neid üllatavalt vaja. No. Ja eriti lülitite ümbert mingil põhjusel läheb nagu väikest... See käib kaka ära käib ja siis paned esimene koht, kuhu paned. Jumal loogiline. Ja teate, mis mulle meeldib? Mulle meeldib, et Henrik on täiega nagu harjunud kaameraga ära. Ja ta on täiega nagu tema ise filmides. Siis on üliäge, sest et vanasti ta oli täiega mingi iga kord, kui see kaamera tegi püm, et nagu filmib. Siis Henrik oli mingi... Tänases episoodis me vaatame, kuidas Mirjam teeb... Hullult näitles, aga nüüd ta on täiega tema ise ja see on nii tore. Kui teile meeldib ka, et Henrik on videotes tema ise, siis pange sellele videole like. Pange like peale. Kes nii ütles Iti või? Ei, lihtsalt Iti. Pane like peale. Nii tore, kõik saab valmis mõndele veel. Täiega ilusad ju. Kas on pehme ka? Siuksed on need, jah, need on kukupesa kaudu tellitud, neid laos ei ole, aga mulle tundub, et need sobivad siia põranda ja sealse põrandaga ja seal on nüüd uksed ees, sinna tuleb liist ja sinna tuleb paneel ja siis vaatame, kuidas jääb, kas sinna vahele paneme ka liistu. Siia muidu, kus need toorid on, tuleb laud ja siis ütleme, et siia laud ja siis siin saame niimoodi istuda. Ja süüa hommikust näiteks on ju. Just nii. Ja siin on midagi meie laste veimevakka ma tellisin.
Neile kõigile täpselt samasugused. Sa pead lugema siit ise, mis siin kirjas on. Muumikruusid. Lugesidki kokku või? Ei ole tea lihtsalt, ma nägin. Ühesõnaga, need ei ole nagu teile praegu kasutamiseks. Ma panen need pööningule ära. Ma tellisin teile kõigile teie oma muumikruusid 4 tükki. Aga ma panin tamas näha. Need on täpselt samasugused kõik. Te kõik saite ühe müü, ühe trolli, muumitrolli, ühe tusklikuprilli ja ühe muumipapa. Võib-olla ma ostan neid mingi hetk juurde teile. Need on täpselt ühesugused, kallis. Need on selle jaoks, et kui te kasvate suureks ja kolite välja, siis te võtate need kaasa oma koju. Mina kolisid välja. No muidugi. Aga siis kui näiteks kunagi, no kui oled selline emmevanune ja saad lapsed näiteks, võid hakata ka siin elama või? No siis hakkame kasutama, kui meid nii palju need sinu lapsed ka siin elavad, siis võtame need kasutusse. Selline ta on siis. Aina küüline asi, vabandust. Noh, räägi. Klotse küll ka peal paistab välja. Aga sinna saab ka siis äkki panna sokli või? Ja ma panen sama liistu sinna. Jah. Nagu sinna astmega sisse niimoodi. Jah. Siis jääb otsa ja näha. Aga otsa nägi parem kui... Aitäh, kallis naine. Mina teen õhtusöögiks chili con carne soojaks ja siis hakkab Itil Zoomis võimlemistrenn. Ellil on homseks kõik õpitud, homme algab uus nädal ja mina plaanin selle vlogi, kui ma jaksan ja jõuan täna ära monteerida, et te saaksite seda võimalikult ruttu vaadata, nii et ma lõpetan selle siinkohal ära. Veel kord, nagu ikka, suur aitäh teile, et te vaatasite seda vlogi. Aitäh, et te olete meiega, aitäh, et te toetate, innustate, annate häid ideid ja häid nippe. Kui oleks minu jälgijaid, ei oleks ma seda Pärnu sõbralt sõbrale lauda tõenäoliselt märganud. Nii et suur aitäh kõige eest teile ja kohtume jälle järgmisel nädalal. Ma vaatan vasakule, sest ma ei taha, et riis üle keeks. Tšau!